täpselt. Täppädi. Õue. Täpse õue. Kaire, räägi, kuidas sina Kellit iseloomustaksid, oma tütart? Hästi kõva iseloomuga tüdruk. Tegelikult neiu täna. Ta on hästi rõõmsameelne ja ta oskab tegelikult oma tujud meile väga ilusti selgeks teha. Iseloomu on tal 3 eest. Oskaksid ka välja tuua mõne sellise krutski või mingisuguse sellise osa temast, mida võib-olla esmapilgul teised ei oska märgata? Nägude tegemine. Kui tema nagu meile teeb nagu selliseid eputavaid nägusid, siis mõni arvab, et nüüd hakkab nutma või midagi on viga. Tegelikult meie juba oma pereringis teame, et lapsel on väga hea tuju ja ta tegelikult, kui temaga siis veel rääkima hakata, siis on neid nägusid tuleb seinast seina. See on nii äge tegelikult. Aile, räägi, kuidas sina Kellit iseloomustaksid? Väike õde. Tegelikult ütleme, ta on ikkagi nii palju kui aru saada, ta on ikkagi suht hella südamega. Et jah, nagu väike õde ikka. Täna elate te siis siin majapidamises 4 tegelikult? Tegelikult 4, jah. Ütleme niimoodi, et kõige vanem laps on ka tagasi kodus, aga ma ütlen ikkagi, et tema käib ju tööl, temal on oma elu ja ma suunan nagu ka väga palju tüdrukud, kes nüüd lõpetas põhikooli, et tema peab samamoodi minema oma elu peale. Ma tean, et peale selle, et sa oled tema suurem õde, teil on selline üle aasta vahet, oled sa ka tema hooldaja? Võib küll öelda nii, jah. Need kaashooldaja põhimõtteliselt. Sa hooldad nii-öelda koos emaga teda? Jah. Mida see sinu jaoks tähendab? Mida sa pead tegema? Vahel, kui emal on vaja, siis hoian teda näiteks. Mingi õhtul lihtsalt vaatame telekat koos, annan süüa, vahel jalutan taga, et kõike sellist ütleme. Millist tuge, millist abi Kelli igapäevaselt 24 tundi teie poolt vajab? Kõike. Ei saa ju praktiliselt mitte midagi peale neelamise ja ütleme, neelamise ja nende miimikad ei saagi ju muud teha. Ta sõltub täiesti meist. Lisaks sellele siis veel hapniksõltuvus. Ehk keegi peab tal kogu aeg olemas ikkagi olema või vähemalt silmapiiril olema. Kuidas te jõuate? Sina üksi just kui oled tema ema, hooldaja, sellisel juhul ma saan aru? Olengi hooldaja, jah, ma olen hooldajaks vormistatud ja saan selle eest hooldaja tasu. Kui suur see on? 250 eurot on meie vallas kuni 16 eluaastani, siis hakkab see vähenema. Kas see on piisav? Ei. Ma leian, et sellise lapse hooldamise puhul peaks olema vähemalt miinimumpalk. Meil, tähendab üleüldiselt mulle öeldakse, et see ongi väga suur ja ta ongi teatud mõttes suur. Me oleme võidelnud ise siin välja ka selle, et ma võin teenida 311 eurot siis juurde, täna ma seda tõesti teenin, aga vaat see on juba see koht, kus ma ütlen, et tegelikult ei peaks see nii olema. Või laske mul siis teenida kas või suurema palgaga vähema töötundide arvuga rohkem, aga miinimumpalk peaks ikkagi olema see, mis hooldamise eest nagu välja tuleb, kui te ei ole võimelised mulle tagama ei tugiisikut, ei hooldust. See on vähe. Sest mina pean ju samamoodi maksma oma maksud, maksma kas või auto ülalpidamise, sest tegelikult Kelli puhul me siit maalt ei saagi muidu välja. Ja meil on sotsiaaltransport, aga ma tahan teiste lastega ka minna. Ja see tähendab, et ma pean ju Kelli kaasa võtma. Aga suhteliselt ebamugav, kui see olukord juhtub sul koos Kelliga kuskil. Jaa, aga mina võtan nagu juba nii närvivabalt. Jaa, sest ma olen suutnud panna ühte autosse Kelli. Mul läksid autoluksed lukku, mul on võtmed sees olnud, Kelli on sees olnud, auto töötab. Jah, mis asja sina vanamees tahad?
tuli. Nee. No nii. No nüüd on aru saada, mis on teistmoodi, jah? See on ikka vägev värk ju. Aga mis nüüd saab? Aga kui sa mõtled, et Kelly kaalub 34 kilo ja ma peaks teda igapäevaselt tõstma, ilma et ta mul ei hoia kuskile, mida ma olen muidugi teinud. Et mul oli üks auto, millel oli 7 kohta, seesama vanker kaalub ka üle 20 kilo, see käib kokku ja laps käis esiistme peale. Aga siit ma sõidan lihtsalt väga välja. Näed, kui hea. Ja see on tohutu, ma kujutan ette, elukvaliteedi muutus. Oli. Kui me selle auto saime, siis tohutu muutus oli selles mõttes, et tõstmine minu selg. Mul oli vahel, kui ma tõstsin teda näiteks 4 korda päeva jooksul. Et oli aegu siin, kus me tõstsime teda 4 korda päeva jooksul, siis mul oli vahel tunne, et ma enam ei jõua ja tegelikult on olnud ka olukord, kus ma tõstsin oma selja niimoodi ära, et ma mõtlesin, linnast tõstsin sisse, mul käis seljast valu läbi ja Aile tõstis kodus tuppa, sest ma ei saanud enam autost välja õieti. Ehk minu selga andis alla. Aga kahjuks arvatakse, et selline auto on luksusese. Veel rohkem arvatakse seda, et kui ta on ameeriklane nagu see, et seda enam ta on luksusese, aga mitte keegi ei küsi, et näiteks kas meie turul on üldse selliseid autosid, kuhu mahub nii suur vanker sisse, sest näiteks tavaline kädi madal, millesse ratastooli inimene mahub sisse, siis selline asi sisse ei mahu. Ja see on meil omakorda erivajadus, nii öelda, eks ju. Ehk ta peab olema kõrgem. Et selle koha pealt on nagu, ja mul on teda hea jälgida, ta käib põhja külge mul turvavöödega kinni täiesti. Ei no, hädavajalik, ütleks nii. Inimlikuks eluks hädavajalik. Ja. Abikaasa ei ole enam sinu kõrval, ta enam ei saa teie pere toetada. Ma arvan, et ta toetab kaugemalt. Sa tunned seda? Jah. See on nüüd mõned aastad. 2. Kui sa oled pidanud üksi tegelikult 3 lapsega? No tegelikult ma ütleks, et ma olen 3 lapsega 3 aastat üksi, sest viimane aasta ei olnud midagi ilusat. Haigus on haigus, kuidas keegi tahab, see, et meie ei teadnud, mis tal täpselt on, ma saan ka sellest väga hästi aru. Ta ei rääkinud oma diagnoosist, sest ta nägi, mis saab siis, kui tegelikult meditsiin kannab su maha. Ta oli seda Kelly puhul näinud. Ta oli aegu, kui ma olin depressioonis, väga sügavas depressioonis, kus mul oli juba, kus ma sõna otseses mõttes tee peal, trassi peal vaatasin, millise veoauto alla ma oma 2 tütrega sõidan. Enesetapu mõtted? Väga palju oli. Väga palju ja teine mõte oli see, et mul oli ka isegi garaažis bensiinikanister, et ma panen majale tule otsa koos oma perega, et siis nagu riik ei saa öelda, et ma ainult käin ja kerjan. Ma ei taha neid aegu tagasi. Aile, kas see on tavaline, et sa oled emale suur abiline? Näiteks praegu ka teete kooki koos siin. Jaa, pigem küll. Ei tahaks midagi muud teha. Praegu on ju ilus ilm sõbrannadega kuskil tori vahel möllata. Või. Mul ei ole selliseid sõbrannasid, kellega niimoodi käia. Siis ma pigem olen kodus. Tegelikult ongi see, kes on saanud selle vastutuse ju väga noorelt omale tegelikult. Ja eks see tänu Kellile tegelikult olegi olnud ju. Või mis sa arvad ise? Sest kuidagi kujunes nii välja, et kuna seda tugiisikut ju kuidagi meil võtta ei olnud ja ega ei pakutudki algul ja raha ei olnud kogu aeg ja teine asi, et tuligi nagu koos hakkama saada, ükskõik mis oludes, siis nagu oligi, et Aile oli olemas ja Aile tundis Kellit kõige paremini. Ja minu arust on ka loogiline, et see, et kodus tehakse kõik asjad koos nagu. Ma ei tea, kas sulle meeldib endale, ega ma ei ole kunagi süvest küsinud seda.
aga kuidagi on, et lähme, teeme. Täpselt. Või täna tuleb juba, tegelikult tulevad mõlemad lapsed, et noh, et teeme seda, kus, kes. Vahel ma küll jonnin nagu jäärapea vastu neile, on ju. Aga kui ma olen rahulikult teatud asjad nagu läbi mõelnud, siis ma ikka annan järgi ka neile siin. Et lapsed tahavad rohkem sinuga isegi asju koos teha, kui sa ise välja suudad mõelda või? Seda küll ja mina tahaks nagu nendega, tegelikult mul ei olegi sellist aega nagu nüüd viimasel ajal me ütleme peale isa surma on siis, kuidas ma ütlen, ma ikka väga teadlikult olen võtnud seda, et kas üks hoiab kellit ja ma olengi saanud ühe või teisega, poisiga vähem tegelikult. Ja poisi puhul jäidki hästi paljud asjad nagu omavahel tegemata, et aga Ailega ma olen nüüd proovinud ja... No, meil on juba see, et kui me nendel ennetusürituste päästa käime, et juba see on nagu... Et kvaliteetaeg koos ühe sõna. Jah. No tegelikult see hakkaski sealt, kus ma sain ühel hetkel aru ja ma olen täna väga tänulik, et oli see koroonaaeg ja siis oli sellised asjad nagu tulid nagu toredad lõkkepatrullid. Ja siis ma sain aru, et see oli esimest korda mul abikaasaga kvaliteetaeg kahekesi, aga see oli tuletõrjeautos mööda Tori valda sõites. Või täpselt ennetusüritustel käies, aga noh, Ailet me hakkasime hästi varakult ja ennetusüritusel, ta oli 11, kui ta hakkas meil iseseisvalt ennetusüritustel. Ja üks, miks me seda nagu surusime, oli ka see, et tema omapära on see, et ta kardab natuke inimesi meil, ta kardab suhelda. Sina Aile või? Jaa, aga see oli vaja kuidagi välja koolitada. Talle meeldi võõrad inimesed, see väsitab teda hästi palju. Aga täna vist me oleme suutnud selle asja sinnamaani viia, et ega see suurt välja ei paista ja ta saab oma asjadega hakkama. Sest kõige suurem hirm oligi see, et turvalises keskkonnas ta nagu sai hakkama, aga kui oli nagu võõrasse keskkonda, siis nagu eriti hästi ei saanud. Ja seda nuttu oli meil seal juures väga palju ja... Kuidas sinu suhe emaga on? Väga, väga lähedane. No, ütleme, ta teab minust vist peaaegu ikkagi kõike. See kelliga toimetamine on ka midagi sellist, mis teid on ühendanud? Jaa. See ongi see riiete valimine või et kõik selline ikkagi ühendab ja siis me teeme koos seda ju. Mida see kaashooldus sinu jaoks tähendab ja kuidas sa selle lahti mõtestaksid neile, kes võib-olla sellest polegi enne kuulnud? Ongi, ütleme, et ema on siis täishooldaja, ehk siis tema tegeleb nagu rohkem, aga ongi see, et siis tema abistamine või siis ongi, et ütleme, ma ei tea, tavaliselt ikkagi keegi hoiab ikkagi vanem õde või vend hoiab nagu väikseid õdesid vendi, et meil on samamoodi, aga lihtsalt ütleme, see ei ole see, et ta vaatab oma multikaid ja las ta olla saab ise hakkama, aga seal on ikkagi see, et sa pead ikkagi vaatama. Ongi see jälgimine põhimõtteliselt. Kas me võime öelda, et Aile on Kelli kaashooldaja? 100% on ta kaashooldaja, sest me tõesti jagame Kelli vastutust. Me saame omad asjad tegelikult tehtud tänu sellele, et me jagame seda vastutust. Tegelikult ei peaks see nii olema. Mida te jagate? Mida siis Aile teeb? Kas täpselt neid samu asju, mida sinagi? Jah, täpselt sama asju. Kui vaja vahetab mähkud, kui vaja söödab, kui vaja teeb rohud. Kõik oleneb sellest, kuidas parasjagu vaja on. Kas need tegevused, mida sa tegema siis pead, on kõik sellised toredad või on midagi sellist seal ka, mida sa tegelikult on raske? No ütleme, nüüd on niimoodi saanud, et emme teeb ise, et ütleme mähkmete vahetamised, süüksed asjad. Et kuna tal on see puusk on nii-öelda paigast ära, siis seal on see omad nurgad ja siis ütleme seda on ja. Kas raske ei ole? Vahel ikka on. Mis teeb raskeks selle olukorra sinu jaoks? Võib-olla see, et ütleme, ongi näiteks emaga kahekesi sellist aega väga ei ole. Või siis ongi see, et ütleme, kuskile lähed, siis ikkagi tuleb mõelda selle peale, et kas me tema kaasa saame võtta. Et teatud kohad jäävadki meil sellepärast käimata või külastamata, et lihtsalt ütleme, vankriga ei pääse ligi sinna. Kas ta protesteerib ka mõnikord? No ikka vahel on tulnud vast selliseid ja eks ma püüan siis nagu läbi mõelda jälle teistpidi, et ma annaks talle nagu vaba aega ja eks me järjest enam oleme jõudnud nüüd nagu ka selleni, et ma ei põruta peale, et vot sa nüüd pead hoidma, vaid kas sa ikkagi saaksid. Ma teadvustan endale seda, et ta on noor inimene, ta peab oma tiivad sirutama ja minul ei ole emana õigus seda takistada.
ma kujutan ette, et kui keegi meid praegu vaatab ja võibki mõelda, et mis asja, et kuidas on see üldse normaalne, et nüüd alaealine laps peab oma õe eest hoolt kandma, eks ju, mis sa ütleksid neile? Tulge ja elage seda elu ise. Mis teeb sinu jaoks Kelliga koos elamise keeruliseks? Ütleme see kõige hullem ongi vankriga käimine. Et enamus kohad tänapäeval ei ole paljud kohad valmis selleks, et sinna näiteks ratastooli või vankriga minna. Et võib-olla jah, veel väikse beebikäruga saad, aga ütleme ikkagi suurema vankriga sa ei pääse ligi lihtsalt. Et näiteks mu enda koolimaja tegelikult, vana koolimaja oli selline, et esimesele korrusele said, kalte oli, aga ülemisel korrusele, kus aula oli, sa ei saa vankriga sinna. Sul on trepid ainult, aga sealt lifti mitte midagi ei lähe. Et see ongi see, et praegu ühiskond ei ole valmis selleks lihtsalt. Sa tunned, et tegelikult on nagu puudu sellest, et mõistetaks kuidagi? Jaa. Või näiteks ongi see, et ühe korra oli siin see, me käisime niimoodi, et emme pidi kuskile minema ja me lähme siis Kelliga, et see oli mul ennem sünnipäev, et lähme otsime mulle mingi kleidi sünnipäevaks. Mul sõbranna tuli ka. Ja selle aja jooksul, mis ma seda sõbrannat ootasin, ühesõnaga ma pakun mingi 40 või seal mehed. Üks mees ja siis mingi naiste punt oli ümber. Ja siis põhimõtteliselt läksime Kelliga mööda, et kui noored lapsi teha, siis võiks vähemalt normaalseid lapsi teha. Et selles mõttes ongi ja peale seda ütleme, et ma väga ei käi enam Kelliga niimoodi 8 kuskil. Ma lihtsalt ei taha, ma ei suuda neid nagu kommentaare enam kuulata, sest neid on nii palju olnud ikkagi. Ma olen šokis, et inimesed, kes on täiskasvanud, justkui täiemõistuslikud, ei mõista olukorda üldse. Ma ei tea, neil ei jõua kohale. Mis sa ütleks neile praegu? Mõelge enam, kui te ütlete. Võib-olla, nagu meie ma ei ole ta ema, ma olen ta õde, et nagu ongi see, et mõelge palun. See on poolest saadik minu teine kodu siis. Nii et tere tulemast. See varustus on meil evakuatsiooniraja materjal, mida me siis teeme kaasates Kellit, ehk inimesed peavad jõudma punktist A punkti B läbides ratastoolvankriga. Ehk tegelikult Kelli on üks meie ennetuse osa. Jah, et me kasutamegi ja ma olengi öelnud ka Päästeametile, et kasutame nii kaua neid teadmisi, neid kogemusi, mis meil täna olemas on. Nii kaua kui Kellit on. Kui Kellit enam ei ole, siis meil ei ole teda lihtsalt ja meil ei ole seda võimalust ka teda kasutada. Nii et Kelli käib meil ennetusüritustel samamoodi kaasas ja nad käivadki Ailega mõlemad, sest panna teda kuskil ei ole. Järelikult peavad mõlemad ennetust tegema. Ja siin on meie kogu ürituste kava. Siin on pool juba on tehtud. Pooled on veel maha kustutamata ja... Kaire, ütle, mida see vabatahtlik pääste sulle annab? Esimene asi, ta annab mulle seda, et ma saan ühiskonnale anda ikkagi midagi tagasi ja seda ka koos Kelliga. Teine asi on see, ja mis on isegi suurem, on see, et mu aju saab iga reaalse väljakutse või restardi. Ma tean, et ma olen turvatud oma paarilise poolt alati, aga kui ma astun koduuksest välja, järelikult on Kelli valvatud, kõik on korras. Mul ei ole aega mõelda, mis toimub kodus, mis on Kelli seis, vaid ma vaatan telefonist, kuhu me minema peame, kellega me koos läheme. Kui ma olen siia autosse jõudnud, sõidame välja, siis ma hakkan kaarti lugema juhile, keskusega suhtlema, lisainformatsiooni lugema või kuulama. Mul ei ole aega millegi muuga enam tegeleda ja sündmuskohal toimetad ja alles siis, kui sa uuesti oled kas puhkepausil, siis ma tavaliselt, kui on pikem kutse, siis ma võtan ühendust Ailega, kuidas on, mis on. Annan veel juhiseid, mis võib-olla jäid jooksu pealt tegemata.
ja tagasisõidul siis ma hakkan alles mõtlema, et noh, mis nüüd, kuhu ma nüüd pooleli jäin ja mis ma edasi lähen, aga nagu mul lapsed tihtipeale naeravad, et kui ma väljakutselt tulen, et ma olen küll väsinud, aga et mu meel on rõõmus. See on tore. Et see ongi see, mis mina siit saan. Milliseid tegevusi sa Kelliga koos võib-olla kõige rohkem naudidki? Teleka vaatamine. Et see on selle leboaeg nii-öelda. Või siis ongi, ma ei tea, kunagi me siin vahepeal tegime isegi näpuvärvide asjadega niimoodi, et tegime tema käe värviseks ja siis paberjärje peale niimoodi. Nüüd enam ei ole teinud seda tükk aega. Et ongi siuksed, ongi, ütleme, kas lebotamine või siis siuksed värvimised või siuksed tegevused. Mida te telekast vaatate siis koos? Multikaid. See on multikaid või siis mingeid filme, aga pigem ikka multikaid. Mida sinu sõbrad või koolikaaslased sellest on arvanud? On sulle jõudnud kõrvu mingisugune info, et sul on selline õde ja et tegelikult sina pead ka tema eest hoolt kandma? No ütleme, osad sõbrad ikkagi kadusid selle pärast ära, kui nad said aru, et nii lihtsalt, ütleme, kui kuskile minna, et nii lihtsalt ikkagi ei saa, et võib-olla ma pean hoidma sellel päeval, et siis ei saa, et paugu pealt plaane ei saa teha. Et osad kadusid selle pärast ära, aga need, kes on jäänud, need nagu saavad aru, et siit samast elab siin samas elab ka tegelikult üks, ütleme, sõbranna ja temaga me oleme käinud täiesti niimoodi õues, et ma olen Kellivankris ja lähme Kellivankriga. Et oleme kolmekesi või võtab tema oma väiksed õed, vennad ja siis me käimegi nüüd puidikesi mööda seda külaringi. Mis te teete siis, kuhu te kõnnite, kus te olete? Kõnnimegi mööda küla või läheme mänguväljakule või et kuidagi, kus kunagi. Kui on näiteks mõni inimene, kes meid vaatab ja on võib-olla mingis mõttes sarnases olukorras nagu sina, et on ka kaashooldaja, kui nii nimetada seda asja, mida sa talle ütleksid? Kuidas sa teda toetaksid? Issand. Pigem võta seda nagu, ära leia ainult halbasid asju seal, pigem leida need paremad pooled ja see nagu aitab edasi minna. Kuidas sina neid paremaid leiad? Mida sa teed selleks? Ma ei tea, ongi jalutamine, mõtled sellest, et kui me koos jalutame, et siis on tal lõbus, mul lõbus, kõigil on nagu lõbus, et leiame nagu ühiseid asju. Kuule, ütle, mis selle kogu elu jooksul, elu juures, millest me praegu rääkinud oleme, sulle kõige rohkem rõõmu teeb? See, et mul on katus pea kohal jätkuvalt, sest meil on olnud aeg, kus ta oli kohtutäitur, käis pildistamas ja me oleks jäänud oma kodust ilma. Ja see, et mul on väga kihvt kogukond ümber just nende päästjate näol. Ja mitte ainult vabatahtlikud, vaid ka tegelikult nii Pärnu kui Vändra kutselised päästjad, nad on nagu pere. Ja muidugi mu oma lapsed. Mida sa ütleksid neile, kes on võib-olla mingis mõttes sarnases olukorras, nagu sina praegu oled kirjendanud? Mida sa neile ütleksid? Leidke see asi, millest te tunnete rõõmu, näiteks ongi kas või mingi vabatahtlik töö ja kus te saate nii-öelda korraks aju välja lülitada sellest hooldusteemast. Ja seda ma tänu ju Ailele saan teha tegelikult. Mis sa tunned, mida teie pere näiteks selles olukorras, millest me praegu räägime, eks ju, mida teie pere kõige rohkem vajaks? Võib-olla abi sellega, et võib-olla kes Kellid vahepeal vaataks, et me saaks lihtsalt, ütleme, ongi mina ja siis võib-olla venna ka, et saaks minna emaga kuskile nagu, ma ei tea, sööma või kuskile lihtsalt niimoodi kolmekesi või kahekesi aega veetma. Et praegu meil seda võimalust nagu väga ei ole. Kas see on midagi ka, millest sa unistad? Reisimisest. See on ka asi, mida nagu ütleme, praegu on see, et tahaks minna võib-olla nagu ka Kelliga kuskile, aga seal ongi see keeruline, esiteks lennukiga ei saa kuskile minna, laevadega on ja veel keerulisem, et see on mingid veel asjaajamisi, et ongi selline, et lihtsalt kuskile võib-olla minna. Natukene selline, tahaks nagu rohkem vabadust või et kuidagi ei oleks kinni selles kohas nii palju. Jah, täpselt.